Tere hea Elulabori kuulaja. Sinu kõrvu jõuab Elulabori esimene vestlus. Minu jutukaaslaseks on täna inimene, kes on mind inspireerinud oma visaduse, tohutu energia ja inimliku soojusega ning olnud mulle eeskujuks nii tegudes kui hoiakutes. Ta töötab Kunda ühisgümnaasiumis huvijuhina, loob muusikat ja esitab seda erinevatel lavadel. Lisaks kannab ta edasi oma liiga vara lahkunud ema Katrin elurõõmsat ja jaatavat maailmavaadet. Katrin oleks 23. veebruaril saanud 65-aastaseks. Aga tema soojuse mõtteviis elavad edasi nii lähedastes kui ka nende tegemistes. Esimeses saates on külas Kaire Reimus. Tere, Kaire! Tere, Jaanus! Õues on pilkane pimedus, aga tegelikult peaks olema jõulukuu. Eile oli õhkõrn lootus, et läheb maa valgeks ja jääbki. Kuidas sul see tunne oli? No, mina eile õhtul toimetasin toas ja ühel hetkel pidin korra hilja õhtul õue minema, siis oli väga tore üllatus. Ma ei olnud üldse tähele pannud, et õues oli vahepeal lund sadanud, väga mõnus oli ja oli ka selline lootus, et äkki nüüd, et läheks vähe valgemaks, vähe helgemaks, aga hommikul, nii kui ma silmad lahti tegin, siis ma kuulsin juba, kuidas vihm ladistas akna taga, siis mõtlesin, et olgu. Kui ei, siis ei, äkki ikka tuleb. Loodame. Samad sõnad hommikul ärkasin üles, vaatasin, et sulab. Okei. Aga me räägime seda täna juttu sellises põnevas kohas nagu Toolse küla. Nii. Mis talus me oleme? Me oleme Kati talus ja minu jaoks maailma kõige paremas kohas. Minu podcast on selline omamoodi, et ma vestlen inimestega, kes ühel või teisel moel on minu jaoks kuidagi olulised, mingisugused sarnased, saatus on palju öeldud, aga siiski mingid sarnased, mingid paralleele võiks tõmmata. Ja pean nentima, et ka Toolse on minu jaoks üsna erilisel kohal. Seda juba lapsest saadik, sest et kõik mängumaad on siin kandis siin mõni kilomeeter või ei ole kilomeetritki varem, et vist. On seal kõik veedetud ja pioneerilaagris siin omal ajal Toolsel. Nii et ja naabertalus olen ka olnud, seal olime keemiaõpetaja. Jah. Oli vist siin. Oli, täpselt. Nii et siin kandis oleme korduvalt klassiga, aga ise palju käinud, aga see kõht on äge. Ja siin majas ma olen ka enne olnud lihtsalt täna siis vestlema, eelmine kord oli siis väikene sünnipäevapidu. Jah. Nii, aga mis sinu jaoks Toolses veel tähendab? Miks see sinu jaoks nii eriline on? No samamoodi mina olen ka väiksest peale nii kaua, kui ma mäletan. Olen ma Toolsel olnud kõik suved, jooksnud siin paljajalu ringi ja on nii palju selliseid kohti siin Toolsel, mis on minu jaoks väga-väga olulised. Ja kuna see maja, kus me praegu oleme ja siin kõrval olev maja, et need on minu vanaisa ja minu isa ja minu onu ehitatud, et siis on nagu selline, ta on ikkagi selline tähtis, oluline paik, kus on väga palju mälestusi ja ma olen ülimalt tänulik, et ma nüüd saan olla kogu aeg siin. Et väiksena ja noorena me olime ikkagi suvel siin, et talvisel ajal me käisime vahel küll, ma ei tea, saunas ja mõnikord jõuluõhtud pidasime siin, aga siis tuldi ikka enne kütma ja kõik selline värk, aga praegu olen ma üli tänulik, et ma saan olla päriselt siin, sest see on nagu, ma ei kujutaks üldse ette, ma nüüd ei kujuta enam üldse ette, et ma kuskil mujal elaks. Ja sa siin mainisid oma vanaisa ja vanaema. Pean nendest ka natuke rääkima, sest vanaema Tiiu ja vanaisa Peeter. Vanaisa Peeter oli tegelikult ka minu isa, üks lapsepõlvesõpru. Ta küll oli temast oluliselt vanem, aga ta kaasas teda alati seal Kunda jõe ääres mängudesse ja suurem nagu suur vend, eks ole. Ja olen oma mu isa ka isa on seda temast palju rääkinud ja
ja siis lõpuks hiljem, kui isa tehasesse tööle läks mehaanikatsehhi, siis oli ta nii-öelda heaks mentoriks talle kogu aeg. Väga Nii et ta on kogu aeg teda hea sõna kogu aeg meenutanud. Ja vanaema Tiiu oli minu matemaatikaõpetaja. No näed, keemiaõpetaja, matemaatikaõpetaja, kõik on toolsel. Absoluutselt, siin on mingi kultuurikihtund. Ilmselgelt. Nii et, aga see ei ole veel kõik, eks ole, noh, on au olnud ka su emaga väga hästi läbi saada. Minu õde sai muidugi su emaga rohkem läbi, sest need olid, ema vist oli aasta vanemas klassis vist oli. Aga enam-vähem kõrval sissekäikudes me elasime ja selline läbikäimine oli. Õde oli kogu aeg, ma mäletan, teil külas kogu aeg, kus ma olen Katrini juurde. Nii et oli jah, nii et on asju, mis meil nagu seob ja tuleb su vanaisaga tuleb üks isiklik lugu veel meelde. Kunagi, kui ma õppisin autoga sõitma ja siis sõitsime emaga koju, mina olin roolis, sain sõita, siis nii-öelda ema lubas, et sõida tee trenni siis. Ja siis me sõitsime muidugi garaaži ka sisse. Aga ma sõitsin nii suure hooga garaaži sisse, et niimoodi, et esimene rattas oli kanalis. No muidugi ehmatus oli suur ja just mõtlesin, mis me siis nüüd teeme, et isale tõi öelda, et kuidas me auto kätte saame sealt, et kanal oli pool avatud. Ja sel hetkel tuli päästevingel. Vanaisa Peeter sõitis ka garaaži, mõned puksed kõrval oli seal. Siis vaatas, meil on probleem ja siis tegi probleemi korda. Lubas ka vait olla. Nii et ei reetnud. Ei reetnud, absoluutselt. Teadis mängu reegleid, nagu öeldakse. Väga äge. Sa oled lisaks sellele, et mina tean sind umbes 30+ aastat, vähemalt teadlikult, et ma tean, et selline inimene nagu Kairen olemas. Et umbes 30+ aastat. Tundub, issand, kui vana ma olen. Issand, kui vana maa. Ei, seda pole ma öelnud. Et jah, kogu aeg on seal ju võimsed majanaabriteks on kogu aeg oldud. Jah. Kundas. Aga rääkides natukene sinust veel, kuidas sa ju igapäevaselt ju tegelikult oled ju ettevõtja ka mingil määral ju. Või sa oled ju ettevõtja olnud pikka aega vist, on ju? Võib nii öelda küll, ma vist pole mitte kunagi ennast ettevõtjaks nimetanud ja keegi pole mind ka nimetanud, aga põhimõtteliselt olen küll, jah. Sa oled vähemalt 15 aastat olnud FIE. Jah, olen küll. Sul on väga õiged andmed. Kusjuures olen, jah. Et see oli mingil hetkel hädavajalik, et mulle meeldib laulda, mulle meeldib esinemas käia ja selleks, et seda saaks nagu sellisel kujul ja sellises mahus teha, nagu mina seda soovinud olen, et siis tuli see ette võtta ja hakata ettevõtlikuks või ettevõtjaks ja siis tegin ja siiamaani. Seda ma tahtsin just küsida, et mis sind ajendas nagu ettevõtlusele, aga sa juba vastasid ära, et kus sa võtsid sellise julguse, et kuule, ma nüüd lähen esinema? Kus see mõte sul pähe tuli, et nii, nüüd ma võtan klaveri kaenlasse ja lähen laulan rahvale? No võime alustada siis sellest, kuidas ma üldse muusikani jõudsin. Ma olin 4. klassi lõpus, oli Kunda koolis siis olnud muusikakooli sisseastumiskatsed, millest meile koolis lihtsalt räägiti ja mina otsustasin, et mina sinna lähen ja siis ma käisin seal kellelegi ütlemata ära ja siis läksin koju ja olin teatanud, ma ise kusjuures ei mäleta seda, aga ema rääkis seda, et kuidas ma olin astunud uksest sisse ja öelnud, et ma lähen nüüd sügisest muusikakooli. Ma sain sisse. Siis ta küsin, et on väga huvitav, et mis sa siis õppima lähed, et ma olen laulmist õppima. Selge. Ja siis ma läksingi, et ma olin 5. klassis siis tavakoolis ja läksin muusikat õppima, mulle väga meeldis, mulle ei tulnud küll alati hästi välja ja seda mulle ka öeldi, mis tegelikult on väga nagu, et ma väga tahtsin, aga ma ei ole selline sündinud või absoluutse kuulmisega sündinud muusik, et
see sai mulle väga kähku selgeks ja öeldi ka, et kui ma kõvasti tööd teen, et siis võib veel nagu asja saada, mis tõmbas küll sellist motti maha ja ma pean ütlema, et see tegelikult on saatnud mind siiamaani. See selline kuklasse selline, ma mäletan seda hääletooni, ma mäletan seda ruumi, kus seda mulle öeldi, ma mäletan kõike väga hästi. Ja hiljem nüüd sellega nagu mitte seda väga tõsiselt võtta ja siis vaadatagi peeglisse ja mõelda, et tegelikult ma olen seda tööd teinud, et ma olen nüüd piisavalt hea, et see töö on tulnud teha ja vahel ma siiamaani ei ole nagu selline enesekindel, võiks olla seda palju rohkem, ma ise tunnen, et ma tegelikult võiksin olla, aga vahel tuleb see selline kahtlus hinge, sest kunagi, kui ma olin väike tüdruk, siis ka öeldi, vaata, et pole siin nagu eriti materjali või kui ma olen, tegelikult on seda öeldud hiljem veel ka päris mitu korda. Ma käisin ühel lauluvõistlusel, mille nime ma siin ei ütle ja siis üks kohtunikest ütles, et ma võiks omale uue hobi valida. Et kes ütles, et te oskate laulda umbes nii, jah? Jah. Ja siis ma sõitsin sealt tagasi sellelt konkursilt ja mõtlesin, mida hekki. Ja siis ma otsustasin, et aga ei vali uut hobi, mulle meeldib see. Ei jätta jonni ja ei, mul on need inimesed, kes mind kuulavad, jah, neid ei ole siin 100 000, aga see, kui keegi tuleb, astub mulle ligi ja ütleb, et kuule, mulle väga meeldis see lugu või näiteks nüüd nädalavahetusel astus mulle ligi üks kera noor naine ja ütles, et võib-olla sa ei mäleta, aga 14 aastat tagasi sa käisid mu hoovis laulmas. Ja see oli lihtsalt, ja ta see vestlus oli nagu nii siiras ja see oli nagu, me rääkisime mõne hetke, aga ma olin väga, väga tänulik, et ta tuli mulle seda ütlema, et see minu laul tema hoovis seal 14 aastat tagasi oli väga oluline. Et vahel piisab ka 14-aastasest ootamisest, kui saad tagasisidet. Et tegelikult oli väga tore. Seda ma muuseas olen pannud tähele. Ma armastan väga Eestimaad, ma olen nagu täispatrioot ja ma armastan eestlasi, aga nagu esinejana, muusikuna on vahel väga, väga keeruline, sellepärast, et sa ei näe mitte ühtegi emotsiooni. Näiteks mõnikord kontsert kestab sul seal 1,5–2 tundi. Siis on nagu, inimeste näos on nagu 0 emotsiooni. Ja siis sa mõtled, et huvitav, kas keegi üldse nagu kuulab mind. Ja siis, kui pärast tullakse ütlema, et mulle nii meeldis. Äkki see on salvestajad, vaata, siis pärast analüüsivad ja siis mingi poker face on ees, vaata. Et igaks juhuks ei näita välja, et võib-olla Lõunamaa osariikides võib-olla juba ammu oleks juba lava ja siis kaks näppu, eks ole, et nagu elavad teistmoodi välja. Et võib-olla siin selle laiuskraadi inimene võib-olla elab sissepoole kõigepealt. Vist on see nii äkki. Võib küll olla, jah. Mul on muusikakooliga ka üks hea nali. Sa oled Kunda muusikakoolis õppisid, eks ole, no väga hästi. Mina olen ka seal õppinud, aga mitte lõpetanud. Nii, mis sa õppisid? Mind kaaperdati sinna. Mu armas õde. Mängisin mina siis lastega oma sõpradega Mäetänava maja taga liivakastis. Selle autorata ja kõik, poiste mängud, vaata, siuksed mudelautodega. Õde sõidab oma rattaga kõrvale sinna ja kuule, tule, istu peale, lähme sõidame. Vau, et kui vanem õde niimoodi teeb, eks ole, kuule, et mul mäng pooleli praegu, et mängid pärast edasi, eks ole. Ma ütlesin kuttidele ka, et ma kohe tulen tagasi, et ma ei tea, õde ikkagi, davai, sõitsime, siis sõidame, kuhu me sõidame, ikka lähme vaatame, ta ei öelnud mitte midagi, kus me sõidame. Ja siis loomulikult sinna alla linna muusikakooli, katsetele. Ta viis mu katsetele, miskas žüriile ette, ütles, et mis sa teed siin? Ma ei tea, õde tõi mind siia, eks ole. Ta ei hakka nüüd harjutust tegema, koputa järgi igasugust. Ma tegin järgi see. Nii oligi. Aga mis nüüd edes saab? Ei, mis nüüd edes saab? Sa oled muusikakooli sisse võetud. Mõtlesin, kuhu? Ma ei tea, klaverisse või? Keegi küsiga, lihtsalt keegi kaaperdatakse liivakastist ja nii. Nii et aga jah, seal 3 aasta pärast selgus, et ma olen nii laisk. Mul on siin pill on püsti, et äkki pärast teed ühe loo. Ja. Ma isegi ei oska koera polkat, ma ei õppinud seda ära.
okei. Aga mul on üks teine lugu, mida ma mäletan veel, aga Nii. see on nii roost, hästi lihtne. Aga ma mängisin peast, sest ema laulis laulu, need, no kas lastelaule ja need hällilaulud ja mis iganes. Ja need noodid, millest pidi seal muusikatunnis mängima, ülla, need samad laulud olid. Aga mul olid peas kõik, ma nooti ei vaadanud. Õpetaja ei saanud aru, et miks ma nooti ei vaata. Siis ma tegin demonstratiivselt, nagu vaataks nooti, et siis mängisin. Nii et leidlikkuseks oli jälle see, et et kui ühtemoodi ei saa, siis teistmoodi peab saama. Ja see lõpetaski muusikakooli ära, jah? Jah. Ja saigi sinus selline omamoodi laulja. Jah. Ikkagi, ei jäta jonni siiamaani. Mis seal kooliajast veel huvitavad meeles on? Mida sa oled nagu kartnud või et ei tea, kas mina julgen seda teha või ükskõik mida on see, mingi klassiüritus või midagi, selgub, et sina olidki äkki mingi orgunni ja hoopis pärast läbi viiagi. Ma tegelikult, hetkel ma töötan koolis, ikka Kunda koolis, huvijuhina, teengi kõiki sündmusi ja asju ja tegelikult meeldis mulle seda teha juba kooli ajal. Et me tegime väga palju, toimetasime väga palju, siis oli õpilas omavalitsus, see oli nimi. Ja tegelikult see on mul selline teine tõsine selline teema, mis paneb mul silma särama, et see mulle meeldib. Arvatavasti on see sul mingi kuskil geenides, ma arvan. Mingi orgunnimine. Jah, tahaks kuidagi korraldada. Tahaks mitte jama korraldada. Kas ma jama olen ka korraldanud, aga... No tahad sa sellest rääkida? Too mõni näide. Oh no. Nüüd panid mu kohe raskesse olukorda. Ja need on sellised jamad, mida ma siin ei taha rääkida. Selles mõttes, et mulle tegelikult ikka rohkem meeldib korraldada selliseid nagu päris sündmusi ja asju, et jama ma korraldan vahel kogemata. Ja minul oli ka kooliaeg, ma korraldasin sügiseti, me käisime kartulipõllul, vaata. Jaa, me ka käisime. Ja siis me olime suht lähedal siin Mallaristis Kundale ja terve päeva sadas vihma. No nii, et traktorid olid kinni ja midagi lahti jäetud juba 4 tundi, eks ole, ja ma tundsin, et mul on juba aluspesu ka juba märg, eks ole, no lihtsalt vettinud ja ma küsisin, kas toimub jaht või toimub, lähme koju, eks ole, või et ei, me veel mõtleme sinna tänne. Ja siis ma vaatasin, et Mallaristis need Kunda korstnaid, eks ole, Türipaide, mina lähen koju, see siin samas. Panin jõhvet sinna ja kogu klass tuli kaasa ja oi seda jama järgmisel päeval. Seda jama oli palju ja siis, kui lõpuks klass võeti ette ja koolijuhtkond siis küsis, miks ühelt klassivennalt ja teiselt, et miks ära põllu pealt tulid ja ma ei tea, kõik tulid ja mina läksin ka ja küsiti järgmise käest, kes nii-öelda ala pätt poiss võis olla või kes oli silma jäänud juhtkonnale kusjuks aktiivselt, eks ole. Ja kõik läksid, mina läksin ka. Siis vaadati mulle otsa, et Jaanus, et miks sina põllu pealt ära läksid? Ma tõusin siis püst, ütlesin, et ma läksin koju ja terve klass tuli minuga. Ja sel hetkel oli probleem lahenenud. Nii et ka sellist heas mõttes pätti on tehtud. Aga see oli põhjendatud, et lihtsalt see oli natuke naljakas olukord, et ma ei kannatan sellist. Mina käisin Kunda koolis siis, kui oli mereklass. Ma olin nii-öelda teine lend mereklass ja siis mereklassi õpilased ikka lähevad merele ka. Ma ei olnud ennem käinud merel. Elab Kundas, pole merel käinud. Aga see ongi piiritsooni aeg ei saanudki merele vaata. Jah, me saanud siia Toolselegi. Aga siis me läksime veebruarikuus, meil oli siis väljasõit, ma ei mäleta, me pidime just minema äkki Vaindla saarele. Ema veel kodus ütles, et söö ikka hommikul kõht kõvasti täis, pikk päev. Sain aru. See sõit oli päris lühike, selles mõttes ma sadamas mõtlesin, täitsa tipp-topp, et ei ole hullu midagi. Nii kui me natukene sealt sadamast või lahes hopist välja saime, siis oli lihtsalt... Teine laine. Ja ma lihtsalt mõtlesin, ma lihtsalt, mul oligi lihtsalt tunne, et ma annan otsad seal laeva peal ja eks oli mu näost näha ka, nii et kõik need kalad sõid seda, mida mina hommikul
ja siis keeratigi laeval ots ringi ja toodi mind sadamasse ära, sest laine käis ka veel ju üle. See et näost nii roheline, ma arvan. Ja ma olin läbi märg ja õhus oli külm ja miinuskraadid ja ma olin läbi märg, sest laine tuli peale kogu aeg. Aga teised käisid ikka saarel ära või? Jaa, enamusist käis. Minu arvates ma olin ainukene, kes seal sadamas siis välja tõsteti. Praagiti välja kohe. Jah, ei sobi meremäeks. Oled sa sellest äkki laulu kirjutanud? Ei ole, aga äkki peaks. Sest mul meeldib kirjutada nagu elulistest asjadest. Täpselt mingi oma kogemustest on ja ei tea, mis äng võiks sind terve elu saata nüüd tänu sellele, et sind praagiti välja enne kuskilt. Sellest saaks päris lõpusa laulu. Mõtle selle peale. Ärme aastaarvu ütle, eks ole, aga võib-olla tuleb. See on hea plaan. Kus sa oma loomingule nagu ideid saad, kui sa kirjutad lugusid? Oma peast. Arusaadav. Tegelikult on ikkagi mingi mõte hakkab tiksuma, et ma ei istu klaveri taha, ei hakka kirjutama. Et ikkagi need tulevad teistmoodi. Mingisugune mõte, jah, on see, mis hakkab kummitama ja siis proovida oma peas kuidagi, kui see on selline mõte, mida võiks nagu edasi arendada, siis mulle meeldib näiteks jalutada mere ääres või ka linnatänavatel varem, et siis mõtled seda mõtet ja ta tiksub ja siis proovid kuidagi mingid riimid sinna juurde panna ja siis nii ta tuleb, et vahel on mulle öeldud, et sa kirjutad, et kuidas sa, ükskord mulle küsiti konkreetselt niimoodi, kuidas sa julged nagu minna lavale niimoodi ja laulda seda, mis sa mõtled. Et sa nagu laotad ennast sinna justkui kõigi ette ju. Et aga ma ise tunnen, et kui ma ei kirjutaks nii, nagu ma mõtlen, siis oleks kuidagi, mul oleks imelik laulda seda laulu. Ja arvatavasti see laula ju otse ju nimedega, et Jürist ja Marist. Ja ei laula. Et ridade vahelt peab oskama ise vist emotsiooni ja tunded välja lugeda. Ja mõned lood on kirjutatud konkreetsetele inimestele. Mõeldes. Ja mõned lood on ka sellised, mida ma kunagi enam ei laula. Nende aeg on läbi. Jah, et need mõtted, need sõnad, mis on nagu need kõik sinna kokku pandud, need absoluutselt nagu enam, no nad on nii valed, et ma tunnen, et aeg on teine. Jah. Ja nad on kunagi kirjutatud ja nad on ja las nad olla. Ja tulevad teised laulud. Meil on sinuga üks suur projekt ka olnud. Jaa. Me tegime filmi koos. Jaa, see oli väga äge. See oli mulle selline väljakutse, et ma siiamaani oma õpilastele räägin sellest. Kui äge. Kogemustest, sest ma olen kogemuspõhine õpe, mida ma õpilastele räägin filmindusest ja kuidas idees saab teos. Ja oma kogemustest. Ja tegelikult see, et su ema kirjutatud novellide põhjal film tuli, ma ei tea, kas see oli juhus või see pidi nii minema. Juhus võib olla see, et see novelli kogu mulle õnnelikud inimesed mulle näpu vahele sattus. Ja selle ma põhimõtteliselt niimoodi ühe hingetõmbega läbi lugesin. Nii nagu sinul hakkasid mingi hetk hakkavad mingid tekstid kuskilt jooksma, niimoodi mul hakkas pilt silme ees jooksma. Just. Tundus, et sellest saaks jumal kihvti filmi või filmikesed sellised. Ja ma mäletan seda ideed. Ma ei ütle, et see julgus oli, aga ikkagi ma tükk aega lükkasin edasi seda, et su emal helistada. Et rääkida sellest mõttest. Et mis mind painab. Ja ma olingi Tallinnast tulingi Kunda poole sõitsin ja kuskil seal, see võis olla isegi Loksaristis, millegi pärast mul see koht meeles. Ja ma helistasin ja siis meil oligi nii kaua, mina sõitsime autos lobisesime, niimoodi. Mina rääkisin loo ära. Ja põhimõtteliselt, kui ma jõudsin koju, oli diil tehtud. Nii et ma sain väga palju teada taustast ja mõttest ja soovidest ja mida su ema nagu selle projekti juures nagu hindab ja mida nagu soovis, et seal oleks mingid teatud tingimused täidetud. Et see oleks kõik nii-öelda, kõik oleks null raha. Et ei oleks ühtegi kulu, ühtegi rahanumbrit ei oleks kuskil. See oli tema kindel soov ja ma
arvestasin sellega. Mitte et sellepärast, et jumala eest ükskõik millega ma nõusin peas, et ta ütleb jaa, on ju. Aga see oli tema tingimus, isegi too oleks töönud, et ei, siis toredad mõtted olid mul peas. Nii et sealt me läksime kuidagi nagu töösse ja 6 novelli ma kirjutasin stsenaariumiks, millest ühe ta välja praakis. Millel ta välja praakis? Vanamehed. Selle naabri vanamehed. Mina kusjuures mina näen seda filmi. Mul see jookseb kogu aeg. Ma lugesin selle novelli läbi ja ma tegin selle stsenaariumi ja kõik nii värki-särki ja selgub, et ema kirjutas mulle veel vahepeal vastu, et see on sinu nägemus. See ei ole minu lugu. Ja siis ma hakkasin vaatama, ma panin natukene nagu, ma kuskil midagi, mitte mugandan, tegin kuidagi mingi teise nõksu ja loomulikult tema ütles, et kuule, ei, see ei ole minu teos. Et kas parandad ära või jääb välja. Ja kuidagi aeg hakkas mulle jooksma see, et ma siis mõtlesin, et ma teen selle ära, aga siis tuli, vanker läks nagu jooksma veerema ja siis ma ütlesin, olgu, jääb 5 lugu ainult. Et see jäi nagu tegemata, aga et niisugune lahe, niisugune toriseate vanameest ja selline naabrit, võiks ikka ära teha küll. Ma arvan, et see oleks äge. Nii et kui kuulaja ei tea, millest jutt on, siis Õnnelikud inimesed Katrin Reimuse novellikogu ja lugege see kõik läbi, seal vist 14 lugu vist oli. Vist on, jah. Et lood meie elust ja enesest ja see võib sellepärast see mind nii tõmbaski, et räägin õige autoriga, et kuule, teeks üks lugu. Jah, see oli väga, väga äge. Ma mäletan ka ema sellist õhinat, et ta oli, ta väga, nagu selles mõttes ta oli väga selle projekti poolt, et ja ta oli väga liigutatud, et selline, et sul selline mõte ja idee oli ja et see siis nagu teoks ka sai. Nüüd sa üks päev panid jälle sotsiaalmeediasse meile tuled, et 15 aastat tagasi see projekt siin suhkelt suure pauguga Rakvere teatri suures saalis esilinastus ja mõtlen ausalt, ma ei ole nii suurt saali isiklikult nagu välja müünud. 400 kohta, eks ole. Ja see selleks, aga ikkagi minu jaoks oli see nagu lahe nagu tagasi korraks jälle hetk tagasi, et 15 aastat tõesti nii palju on aeg läinud. Mul siiamaani on see, mind nomineeriti aasta teoks, selle Virumaa aasta tegu. Ja see mul siiamaani akna peal ripub see klaas, Riho Hütti tehtud klaaskunst või kuidas seda nimetame. Aga ma vaatasin selle haiglaloo uuesti läbi lihtsalt, et iga päev ei vaata oma asju. Ja siis muidugi leidsin seal tehnilisi vigu, et nii ei tehta filmi. Et siin ma kolistasin ämbreid, et siin et teha niimoodi, et seal on nagu, ma ei hakka praegu ütlema, et muidu vaataja või kuulaja läheb vaatama, ütleb, et kuule, nii tehtagi filmi. Aga jah, nüüd ma teeks muidugi, nüüd on tehniline baas ka juba teine endal ja oskused on vahepeal tulnud juurde ja et loomulikult teeks teistmoodi ja artaste paremini. Aga mida ma ei tee enam teistmoodi? Mida ma ei tee kunagi samamoodi, nagu ma selle filmil tegid? Mis arvad, mis see on? Ma ei tea. Ma põhimõtteliselt tegin selle filmi ju suuresti kahekesi. Mulle tuli appi minu hea kolleeg Heidi Reisi, kunstnik. Ta on kunstiõpetaja. Ta tuli filmi kunstnikuks mul. Ma palusin tule, natuke aita sättida, värki-särki. Ja kui teda poleks olnud, ma oleks vist olnud hullaris. Sest nii filmi ei tehta, et sa teed ise kõike. Logistika, näitlejad, skautida kõik neid võtteplatse, vaadates, kas kaamera töötab, eks ole, ja nii edasi. Ja mul oli vahepeal klemm koos. Mul ühes osas oli mul klemm koos. Ja Heidi sai aru, et kuule, et see vend hakkab ära kukkuma. Ja siis päästis päeva, et tuleb, Ülle läheb siit, istub sinna, teeb seda, vaatab seda, on ju. Ja siis on küll nii. Aga sel hetkel oli täiesti, ma mõtlesin, kõik. Ma põlen nagu sära küünal praegu. Et seda ma lubasin siis, et ma enam ei tee ühtegi projekti üksi. Et see on nagu, see on enesetapp, see on rumalus. Nii et ja hea, et muidugi sina ka seal võimalusel juures passisid ja nii esindajana, nii-öelda kirjaniku esindajana peenelt öeldes
sest kahjuks enam ema ei olnud. Jah. Aga mul oli väga hea meel olla niimoodi kaasas ja vaadata ja ühes filmis istusin isegi bussis seal. Just, said nagu taustanäitlejaks. Jah, just. Polegi näitlemisega. Tegelikult sa tegid taustanäitlemist enne, kui mina alustasin taustanäitlemisega. Nii. Millest sina oled? Minu esimene taustanäitlemine oli 2000, oligi 15, midagi selles kandis. No loomulikult, 2 varianti, kas Õnne 13 või Kättemaksukontor, mis arvad kumb? Kättemaksukontor. Mängisin kell 12 öösel Rakvere Vallimäe turist, eks ole, seal piinakambris. Okay. Võtsin paar õpilast kaasa, paluti, et tule mängi seal nagu turiste. Nii et jah, selline tegevus on lahe. On ju? Jaa, tegelikult on väga äge. Midagi teistmoodi teha, kui sa iga päev möllad ja teed. Ja lihtsalt ka kõrvalt vaadata nagu seda, kuidas ma ei olnud sellise filmi tegemise juures, mis sest, et sul oligi tiim, sina ja Heidi on ju, et aga tegelikult oli väga, väga äge kõrvalt jälgida ja vaadata, et kuidas amatöörid möllavad. Jah. Kusjuures ta on praegu, ma just täna vaatasin üle Eesti filmi andmebaasis, on üleval ja see film loomulikult ka, nii-öelda minu CV, eks ole seal. Et huvitav oli vaadata, oligi amatöörfilm või hobifilm, kuidagi nii, ja mõtlesin, et väga õige, et räägime asja nii, nagu asjad on, eks ole, ma ikka ei ole õppinud professionaalne. Aga lugusid saab ju rääkida inimene vabalt, kellel ei ole diplomit taskus, nii et ja laulda saab siis ka see, kelle võib-olla hääl ei ole selline, nagu peaks olema, eks ole, nagu sa siin vihjasid, eks ole. Jah. Kuigi mina ei saa aru, mis su hääl oli viga, minust täitsa okei. Ei olnudki, ja vist oligi rohkem oskustes oli, et hääl on nagu okei, aga nagu oskusi pole. Aga need on aastatega, ma arvan, et sul tekkinud, mulle tundub küll. Mina su kontsertitelt ära ei põgene. Jah, teada. Mul pole ka kuskil minna seal. Ükskord oli lihtsalt, ma ei saanud ära minna, siis ma olin kaameraga, ma pidin seda kontserti üles salvestama, seda üritust. Olid sunnitud. Olin sunnitud kannata. Jah. Ma loodan, et sa said hakkama. Sain küll, jah. Nii et selles mõttes oli põnev väljakutse, mis tegelikult sinu ema minule tekitas oma kirjaniku tööga. Ja siis lugedes ka tema teisi raamatuid, mis ta siin kirjutanud on, ta oli noorsokirjanik, peenelt öeldud täpsemalt, siuke noorte probleemidest ja kõik on hästi kihvtilt kirjutatud. Valusad teemad, aga hästi kirjutatud. Kõik need suhted ja asjad. Nii et minge otsige Katrin Reimuse, Katrin Reimuse raamatukogudes on kõik olemas. Ja lugege ja saate teada, kuidas noored elavad. Jah. Midagi muutunud, ma arvan, kahjuks. Ega ei ole. Ei ole. Sa tead koolis ise ju ka. Sa näed kõrvalt inimesi, noori inimesi. Näen. Ja selle raamatu juurde korraks tagasi tulles, siis on hästi tore, kui õpilased vahel tulevad ja küsivad, et kuule, kas see on päriselt sinu ema kirjutatud raamat. Et siis vestleme, aga jaa, ma olen nõus, et need teemad tegelikult ei ole ajaga muutunud. Et koolis igapäevaselt olles, siis mõni päev on ikka raske, mina ütlen. Mulle väga meeldib koolis töötada, aga mõni päev on raske, sest ma ei teagi. Ma vahel tunnen, et ma olen oma õpilastuselt hästi palju öelnud ka, et mina pean enda number 1 ülesandeks koolis seda, et aidata neil õppida seda, kuidas uskuda iseendasse, kuidas mitte kuulata neid, kes ütlevad, et sa ei oska seda teist või kolmandat. Ja ma arvan, et koolis loomulikult õpetatakse väga palju väga olulisi asju, ma ei hakka üldse pisendama siin midagi ega kedagi, aga ma väga tunnen, et praegusel ajal oleks hädasti vaja õppeainet, kus õpetatakse õpilastele, kuidas armastada iseennast, kuidas olla hea inimene,
ja kuidas kooli lõppedes ja ära minnes, et kuidas nad päriselt nagu ellu jääksid ja ei materdaks iseennast eelkõige, sest kui sa iseennast materdad, siis ühel hetkel jääb sellest väheks, siis hakkad teisi materdama ja nii see läheb nagu suur lumepall. Just, ja seda teemat nüüd edasi arendades, ise ka koolis käinud, eks ole, mäletan oma kooliaega, kui palju mind visati kooli poolt heas mõttes külma vette, tuju välja, esinik koolirahvale, eks ole, ja see oli veel aruande valimiskoosolek, selline kavala pealkirjaga, kus ma pidin õpilasmaleva töödest siis nagu ettekannet tegema, 2 A4 seal kooli ees, kooliaulas on ja mul ei ole jalg ammu esimest ja viimast korda, kui mu jalg niimoodi nii värises, ma olin nagu makaronid olid all, ma olin nii närvis. Et see oli nagu see ja siis, kui ma sealt eluga välja tulin, sest et see pult hakkas ka värisema, siis ma panin jala vastu põlve, panin vastu pulti seest poolt. Ja see pult hakkas värisema, siis rahvas hakkas selle peale muigama, et pult väriseb, nii et mul läks asi veel hullemaks. Ja kui ma sealt välja jooksin lõpuks, siis mõtlesin siis Vaike Kingsepp oli siis meil koolis. Rohkem, esimene viimane kord, kui ma esinen. Ja tema ütles kuldsed sõnad, isegi saatuslikud sõnad. Naeratas, ütles, et sul läheb seda elus vaja. Ja ta on 100% täiesti tänan teda, et ta viskas mind vette, külma vette. See ongi see, et jah, sel hetkel oli õudselt jama tunne ja tahaks tõesti aknast alla hüpata või et aga ta oskas seda öelda, et seda läheb mul vaja. Ja nüüd sel hetkel, okei, ma küll olin 10. või 11. klassis või mis iganes. Suht suur inimene juba omast arust, aga ikkagi puudus selline kogemus. Ja ma kujutan ette, et noored ka, nad lihtsalt ei oska leida seda õiget ust, kelle poole pöörduda või just. Kui kuidas hakkama saada. Ja siis hakkavad halvad asjad sündima. Ükski hea uks ei avane. Just. Aga ma arvan, et me peamegi nagu koolis tööl olles ja noorte inimestega töötades peabki nagu neid samu uksi neile natukene tutvustama ja et nad julgeks kas või sisse piiluda vahel. Sealt ukse vahelt, et mis seal olla võiks või ka ja lihtsalt ma näen, kuidas väga paljud noored ennast piitsutavad, sest nad peavad olema tublid. Ja kellegi moodi, eks ole. Kellegi moodi, kellelegi rõõmu valmistama. Ma olen terve oma elu niimoodi elanud. Ma olen nüüd viimased aastad, kus ma olen aru saanud, et tegelikult pean ma meeldima ühele inimesele, see on see, kes on seal peeglis. Kui mina temaga läbi ei saa, siis on pekkis. Ja terve elu olen ma püüdnud väikesest peale olla see tubli tüdruk, kes õpib hästi ja siis laulab hästi ja siis on viks ja viisakas ja õpedukus on korras ja hästi oluline. Ja tegelikult on see mulle, ma väga tahaks, et keegi oleks mind õpetanud varem, kuidas armastada iseennast, et ma oleks teinud elus kindlasti teistsuguseid valikuid mingitel hetkedel ja hoidnud ennast rohkem. Ja siis ma võib-olla ei peaks praegu nüüd ennast nii palju lappima nii-öelda. Kas sul on pereväliselt keegi olnud sul sinu iidoliks või sinu mingi musternäidiseks või kes on sinu jaoks nagu olnud selline mingi heas mõttes, kelle moodi tahaks olla või kes on sulle abiks olnud ka hea sõna võib-olla või on sul keegi mingi selline tugiisik olnud nii vaimses mõttes kui ka võib-olla siis füüsilisena, ütleme, et ta on majas olemas, ma tean, ma saan alati tema poole pöörduda või temaga juttu rääkida või on sul kunagi, mitte ainult kooliaeg, võib-olla ka hiljem? Kooliajal mul tegelikult ei olnud. Miks ma ise pean seda praegu hästi oluliseks ja ka noortele ütlen, et ma olen valmis nendel olema see inimene, sest ma tean, kui väga seda on vaja, seda inimest. Ja minul ei ole seda kunagi olnud. Et ma olen väga alati alt üles vaadanud oma vanema õe poole ja tema on olnud ka see, kes on mind
tookord, kui mulle öeldi, et ma laulda väga ei oska, oli tema see, kes mind muusikakooli tagasi ajas ikkagi sõna otseses mõttes, olles ise 6. klassi õpilane, 7. klassi õpilane sel hetkel. Et see selles mõttes on tema olnud kindlasti ja mul on paar sõbrannad, kes ma tean, et nad on mu kõrval ükskõik mis, aga selliseid, kes niimoodi täiskasvanuid, keda ma võib-olla oleksin vajanud mingitel hetkedel, kes oleks, et neid kahjuks pean ütlema, et vist ei ole olnud. Et ma olen pigem pidanud ise hakkama saama. Või olen ma võtnud lihtsalt sellise mingid hetked, mingisugused, mis on ka nagu tegelikult seotud minu enda probleem, et ma olen seda niimoodi võtnud, et kui keegi ütleb mingisuguse ühe lause, siis mul tuleb nagu plokk ette ja ma saan aru, et okei, fine, tegelikult ma pean ise hakkama saama, ma saan loota ainult ise endale. Ja mitte midagi muud ma teha ei saa. See, et sa kooli tagasi tööle läksid, see oli juhus või see oli kindlasti, et ma pean koolis töötama? Tegelikult, kui ma lõpetasin gümnaasiumi, ma lõpetasin hõbemedaliga ja ma mäletan ka, ma käisin Vabariigi presidendi vastuvõtul lausa tubli medaliga lõpetanud ja siis üks ajakirjanik küsis mu käest, et noh, mis siis medaliga lõpetaja edasi teeb? Ja siis ma vastasin talle, ma ei tea. Ja see nägu, mis tuli kaameramehel ja sellel reporteril, see oli nagu, ma olin ikkagi nende arvates ikka mingid täis tuuduna. Sellepärast, et ometi kõik teadsid ju. Aga ma ei teadnud, ma teadsin, et mulle meeldib soome keel. Mul oli üks mõte minna soome keele õpetajaks või soome keele filoloogiat õppima. Soome filoloogiat siis. Aga siis ma läksin suveks laeva peale tööle, siis ma juba sain laevaga sõita. Suurem laev oli, vaata ei loksutanud võib-olla nii. Ja siis kui ma tulin laeva pealt tagasi, siis olid juba sisseastumiseksamid sinna lõppenud ja ma mõtlesin, et tegelikult mulle meeldis see nagu sündmuste korraldamine, mida ma juba gümnaasiumi ajal koolis tegin, et mõtlesin, et kas seda saab kuskil õppida ja siis ma avastasin Viljandi Kultuuriakadeemia, tol ajal oli ta kultuurikolledž ja siis ma sõitsin Viljandisse kohale, käisin seal elus esimest korda, olin tegelikult Ugala teatris klassiga käinud ja siis ma läksin 17-aastasena elus esimest korda bussiga Viljandisse ja otsustasin, et ma lähen sisseastumiseksamitele. Astusin bussist välja, siis ei olnud ju telefoni, kus nüüd panen Google Mapsi või Waze'i sisse ja et kuhu ma nüüd minema pean. Sirgelt kõndisin vales suunas. Kui sa olid kindel, et sa jõuad selle õigesse kohta? Jah, ma olin kindel, et ma jõuan, siis ma vaatasin, et siin on puha eramajad. Siis küsisin ühe härra käest, et vabanda, kus on kultuurikolledž, siis ta ütles, et sa lähed täiesti vales suunas, keera otsa ringi ja mine tagasi. Vaata, kui seda härrasmeest võib-olla ei oleks olnud, võib-olla olekski võib-olla Viljandist välja kõndinud. Jah, ma arvan küll. Oleksid praegu võib-olla kuskilt, teab mida muud tegemas võib-olla. Aga siis ma sain sinna sisse ja õppisingi huvijuhiks ja see teema mulle nagu väga on olnud südamelähedane kogu aeg. Ja siis ma peale kooli lõppu läksingi Rakvere eragümnaasiumisse tööle. Siis vahepeal olidki siin ema lahkumine ja kõik erinevad asjad vedasid mul lihtsalt nii alla, et ma tundsin, et ma ei saa noortele anda seda, mida nad ootavad ja siis ma tegin koolitööst korra pausi, aga tegelikult väga lühikeseks ajaks, nii et juba õige pea olin ma Kunda koolis ja ei ole sealt koolist välja saanud siiamaani. Jah, nagu minagi olen lõpuks omadega Rakverest Kundasse tagasi kolinud, eks ole. Jah. No lihtsalt jah, vanemad läksid ja mis sa selle lapsepõlekoduga ikka teed? Jah. Siis mõtlesin, et mis see Rakvere vahet sõita, eluaeg on sõidanud Rakvere vahet, eks ole, küll bussidega, mis autoga sõita veel ei ole. Et me ei kaheta seda. Mõni arvas küll, et ma ei tea, kuhu sa nüüd lähed jälle ja mõtlesin, et see on mu kodu. Ja tegelikult on Kunda üks väga mõnus koht, kus elada.
ja noh, ma muidugi ülbitasin vastu heas mõttes, et ütlesin, et aga vahet ei ole, kus magada, igal pool on pime öösel. Siis ta ütles, et okei, jaa. Aga just selle juhuse mõttes, et jällegi siin sinu talu nii-öelda vana naabrit nii-öelda Maila Pulvaste keemiaõpetaja võttis mind ette, kui ma tulin sõjaväest. Vot mis sa ikka nüüd teed ja mis sinust nüüd saab ja ta on selline hästi intelligentne oli, selline nagu see intellektuaal minu jaoks. Mõtlesin, ma ei tea, eks ma lähen tehasesse tööle ja lähen tsementi jälle pakkima, nagu enne sõjaväega sai natuke tööd teha seal. Ei, sina ikka oled looduskaitsemees, on ju, et sina ikka peina lahemaal ennast pakkuma. Mõtlesin, et hallo, kes keskharidusega sinna tahab, on ju. Ja siis ta käis ja nuias iga kord, kui ta külas käisin talle, siis rääkisin juttu, siis no oled sa juba seal käinud, käid täis ja noh, ta tüütas mind sellega viisakalt. Mõtlesin, okei, ma käin sealt ära ja ma tulen, ütlen sulle, et mind saadeti Kukele. Noh, et seda ma läksingi. See oli neljapäevane päev, ma mäletan. Ja kui neljapäevane päev ja siis Arne Kaasik oli direktor seal, vestlesime ja kõik, mis mina kõik looduskaitses, koolis meil oli koolimetskond ju. Igal klassil oli oma mingi metsatukk oli, kus me käisime porgandid viimast ja siis meil on jah, siin looduskaitse inspektori koht vakantne, et kas esmaspäeval saad alustada? Kuidas palun? Nii et põhimõtteliselt, kui õpetaja Maila ei oleks mind suskinud, ei oleks, ja mina ei oleks, kiuste lihtsalt, et kuule, et ma lihtsalt lähen. Ma ei oleks jõudnud teha seda, mida ma tegin seda, mis mulle meeldis. Nii et üks asi võib teiseni. Vahel on, satub keegi meie ette vist või mingid märgid võib olla, et sa pead nüüd vasakule keerama või paremini. Kus sa tead, kus kumba pidi minna? Just. Ma arvan, et kõik asjad juhtuvad ja niimoodi juhtuvad põhjusega. Toon ühe näite veel. Võib-olla ma olen seda sulle rääkinud, aga igaks üks räägin veel, mis puudutas selle nüüd õnnelike inimeste tegemisega. Me filmisime kõik asjad ära ilusti ja see lugu, mille pealkiri on Kleit, Tiina Mälberg mängis seal peaosas ja filmisime seal ühte stseeni, siis kaupluse stseeni Rakveres Põhjakeskuses. Ja üks selline stseen oli see, kuidas siis peategelane tuleb poodi ja tule sisse pea uksest ja jää kuidagi niimoodi, mõtle välja, et vaata see, kuhu poole sa nüüd lähed, eks ole, lepsime kokku. Kõik on hästi, kaamera käib ja Tiina tuleb sisse, filmime ära, kõik on hästi. Ja siis, kui me monteerime, hakkasin üks kord. Ja ma jõudsin sellesse stseeni, kus Tiina just tuleb sisse ja jääb hetkeks seisma. Siis lõppes minul umbes nädalaks monteerimine ära. Põhjusel, et seesama koht, kus Tiina peatus, oli viimane koht, kus ma su emaga silmast silma sain juttu rääkida, poes saime kokku. Ja siis mul vajusid nagu käed longu, et ma hetkel sattus nagu energia läks kuidagi teise kohta. Eematasin ära kuidagi. Aga siis läks natuke aeg mööda ja siis mõtlesin, et siis tuli nagu tagasi, et pane kokku, väga äge. Kuidagi nagu mingid märgid on, nii et ju siis meid keegi kuskilt aitab, vaatab, suunab. Olen ma saanud vahel selliseid arvamusi enda jaoks. Jah, mina ka olen saanud. Ma olen kogenud hetki, kus ma saan aru, et okei. Et nii pidi minema. Nii pidi minema ja olen ka kogenud hetki, kus ma näen, et keegi on selja taga, kes suunab ja aitab ja hoiab, et see on väga... See võib-olla hetkel võib-olla on hirmutama, aga samas on jälle nii turvaline kuidagi. Just. Et sellised asju heas mõttes ju juhtub inimestega. Jah. Nii on. On sul midagi sellist asja ka juhtunud vahel, et pingutada selgub, et kogu see projekt, mida sa pingutasid, lasti vesi peale või ühesõnaga kukkus läbi? Eks tegelikult on küll. Võib-olla mitte selles mõttes projekti, mingit sündmuse või mingit ettevõtmist või mingisugust. Jah, vahel on ikkagi. Näiteks ma mäletan
tegelikult, kui me tegime Tanel Lauaga loo Minu maa, mille ma kirjutasin muuseas siinsamas köögis aknast välja vaadates on need minu sõnad ja asjad kirjutatud, et mul oli nii hea ja õige tunne selle looga seoses ja me otsustasime selle väga nagu korralikult ära salvestada ja Eesti Laulule saata. Ja me nägime tõesti palju vaeva ja mul millegipärast oli sellesse usku, et see nagu sinna sellele Eesti Laulule saada oli kunagi minu jaoks nagu selline, et see oli nagu tähtis, et ma oleks tahtnud selle ära teha. Praegu ma kuidagi olen selline, et pole hullu, aga tol hetkel ma olin nagu ma olin nii kindel, sest ma olin ma olin selles loos nii kindel. Ja me olime nii palju vaeva näinud sellega, aga siis ei tulnud sealt nagu nii-öelda selles mõttes midagi. Žürii arvas teistmoodi. Žürii arvas teistmoodi, et otsige uus hobi. aga sellest ei ole selles mõttes nagu, tol hetkel oli see ikkagi pettumus mulle, sest ma olin ikkagi pettunud, aga praegu ma ei ole, sest me saime väga ägeda looga hakkama ja mul on väga hea meel, et näiteks ükskord tuli üks dirigent mu juurde ühel sündmusel, kus ma laulsin ja ta küsis mu käest, või ütles, et ma võiksin selle loo nooti panna, et ta tahaks kooriga seda laulda. Ja see oli hoopis teistsugune tunnustus ja siis mõtled, et vau, see oleks äge. Ma ei ole veel ausalt siiamaani seda teinud, ma peaks selle ära tegema, sest ma oleks üli õnnelik ja üli tänulik, kui ma saaksin ühel hetkel istuda kas mõnes saalis või kuskil mujal ja kuulata, kuidas koor seda laulu laulab, et see võiks nagu kõlada ägedasti ja see oleks lagi. Ma arvan, et sa teed selle ära ja siis me kuulame laulupeol esimeses reas. Mul on üks tuttav tüdruk, kes on öelnud, et tema on kindel, et ühel päeval see laul kõlab laulupeol ja ta tuletab mulle seda pidevalt meelde ja mul on alati ihunkarvad püsti siis ja pisarad silmas, kui ta seda jälle ütleb, et tegelikult oleks, ütleme niimoodi, et laulupeole järgmisele veel ei tule ta repertuaari kavas. Et laseme teistel ka laulda. Jah, laseme teistel laulda ka. Just. Ja siis lendame peale. Et aga äkki ühel päeval, see oleks äge. Kas sinu jaoks võiks olla nagu nii-öelda mingisugune verstapost, et ma pean 4 sinna saama või läheb nii, nagu läheb? Või sa ikkagi sätid mingisuguse, et võt jah, ikkagi laulupidu, see oleks nagu next level või veel ma ei tea, kuhu minna veel äkki veel Eurovisioonile, eks ole, või kus iganes, ma ei tea. Ma ei teagi. Ma olen vist oma elus nii palju pettumusi pidanud üle elama erinevates teemades, siis ma nagu pigem ei tee seda. Mõned ütlevad, et peaks ja võiks ja ma ei tea, manifesteerima ja kõiki asju nagu suuna ette seadma, eesmärgid paigas peavad kõik olema. Et siis sa pead nagu raiuma lihtsalt nagu tank läbi kõige muu ja et mina nüüd lähen sinna. Aga ma ei ole vist osanud niimoodi elada ja on mõni võib-olla ütleb, et need on lihtsalt vabandused, aga vahel lihtsalt elu teeb sulle paneb natuke teised asjad nagu ütleb, mis tegelikult on oluline. Jah, et mul praegu pigem on mul praegu see eesmärk, et leida uuesti üles selline oma loomingu kirja panemise soon, et kui ma olin mõned aastad tagasi siin väga-väga kuidagi igatepidi lukus. Ma olin nagu, mulle ei meeldinud see, kes mulle sealt peeglist vastu vaatas ja ma olin nagu tülis temaga täielikult, sest mulle ei meeldinud, mis ta oli lubanud, mulle ei meeldinud, kuidas ma olin lubanud ennast kohelda.
ja siis see läks nagu kõik lukku. Ma nagu olingi täiesti igatepidi lukus. Et ma ei ole siiamaani tegelikult mitu aastat ühtegi lugu kirjutanud. Ja nüüd ma tunnen, et see paus on olnud nagu liiga pikk, et nüüd võiks hakata, et mul pigem on nagu see eesmärk, et julgeda jälle ennast avada inimesena ja nagu muusikuna ka. Samas just õigesti aru, et sa tahad jääda muusikuna iseendaks. Just. See on minul hästi oluline. See juures mul on väga suuri küsimusi teemal AI ja loomingu kirjutamine AI-ga, et ma ei tea, ma väga olen selle poolt, kui keegi, ma ei tea, peab kõnet ja sul ongi juhe koos, sa ei tea, mida nüüd siis seal rahva ees öelda, pabin ka sees on ju, võtad appi, see aitab nagu mõtteid koguda, natuke seal teed enda päraseks igati okei. Ja ma tegelikult olen natuke kaugel sellest AI teemast, aga mulle on palju öeldud, et mis siis on, kirjuta muudkui lugusid, pane AI tööle ja pane 3 sõna sisse ja tuleb, on ju. Aga see ei ole, ma ei saaks elu sees minna siis lavale ja öelda, näete, ma kirjutasin loo. Sest ma ei kirjutanud siin lugu. Sa kirjutasid AI-le prompti, eks ole, mis ta tegema peab. Jah, et kui ma kirjutan siis, kui mul on midagi öelda. Kui mul ei ole midagi öelda, siis ma olen vait või laulan vanu lugusid. Selle minu nii-öelda podcasti tegemise juures on AI abiks olnud mulle. Ja kui ütleme niimoodi, elevant ei ole mulle kõrva peal astunud, viisi ma pean, nooti ma tunnen, aga pilli mängida ikkagi ei oska. Et siis ma kasutasin selle podcasti tunnusmuusika loomiseks AI-d. Okay. Nii et see, mida sa alguses ja lõpus kuuled, on siis minu soovid AI-le ja ta tegi seda täpselt nii, nagu mina tahtsin. Väga hästi. Ja paljudele see väga hästi sobibki, ma arvan. Aga mul näiteks see kidramees Tanel kirjutas meie lemmik rokipubi jaoks, siis Kärakantsi jaoks tegime ühe loo, õigemini Tanel lasi AI-l teha loo, pani sinna need sõnad sisse, mis seal peaks kõik kõlama, on ju. Kuulates väga äge, aga järgi laulda AI poolt tehtud laulu on ääretult keeruline. Keerulisem kui Olav Ehala laulud või? No ei. Ehala laulab veel ära, jah? Et nagu, kui me proovisime, mõtlesin, täitsa pekis, ma ei oska laulda. See loogika on tal teistmoodi kuidagi. Jaa, ta tuleb nagu, ta on ikkagi süsteem, ta on arvuti, ta on midagi muud. Matemaatiline midagi, jah. Et päris, see oli nagu, ma ei osanud oodata, et see nii raskeks osutub. Aga minu meelest iseenesest on ju AI on tore abiline, kui sa oskad kasutada ja samas tegelikult minu meelest ta heidab sulle heas mõttes ju väljakutse, et ta teeb, aga ta ei tee nii hästi, nagu sina teed. On ju? Jah, On ju? Aga hea mõte. Mina asutan AI-d ikka igapäevatöös ja ma saan talt nõu, ma saan vihjeid, kuidas võiks mingi probleemi lahendada. Okay. Ma ei otsi nagu vastuseid alati. Mõnikord on jah, ütleb, et kui ma IT-alal on vaja mingit vastust, siis ta kiirendab mu vastuse leidmiseks, juhendab mind, eks ole. Aga kui lihtsalt mingid ideed on, siis lasen tal genereerida. Ma olen ühe filmistsenaariumiga lasknud seal kirjutada, lühistsenaariumi, arendada. Lõbutsesin üks õhtu. Ja täitsa, mul hakkas ka endaga mõte, okei, tee veel nii, tee naa, on ju. Et aga see, et kirjutada AI-st nagu teha päris film niimoodi, et käsi ei tõuse. Idee tahaks ise välja mõelda. Jah. Nii et mõtteid on, aga ma ei ole jõudnud sinna. Ütleme, elan veel selle õnneliku nii-öelda veel halja loksal veel. Aga ühel päeval tuleb. No jah, nii kui Gerda Kordemets korjas selle filmi üles, arvas, et see peab ETV-s nähtav olema, eks ole. Jah. Mõtlesin, hoita, ju siis talle kõnetas see novellide see sisu, eks ole. Nii et tegelikult see kõnetab paljusid. Jah. Et võtke ja lugege. Just, võtke.
Kas sa mängid ka? Jõuluõhtu tuleb ka varsti, siis seal ongi üks novell on ka jõuluõhtu. On küll. Võt see on novell, mida ma alati, mul on, kui ma seda loen, ma loen seda päris tihti, ma olen vahel kasutanud seda kontserdil. Sest on hea et on selline hea lühikene, et ma saan teda seal ära kasutada, sest mind, nagu kui ema seda esimest korda ette luges. Teelti nagu katse enese teeks. Et siis mul tuleb alati meelde see tema enda selline rahulolev selline muie ja see hääles see rahulolev toon, et see viimane sõna. Ja siis sa mõtled, et okei. Et see on väga äge. Ja selle tegemisega sai muidugi nalja. Olid see ka sel päeval? Sel päeval sai olnud, jah. Meil sai ju nalja, me filmisime seda palaval juulikuul Rakveres linnakodaniku muusiumis. Ja mida ei olnud, mis meil väga oli vaja, verivorst, jah. Üheski poes ei olnud keset juulikuud verivorsti ja siis Heidi ütles, et kuule, mul on Aseris ema juures sügav külmas üks pakk. Toodi ära ja see läks käiku, nii et see on naljakas jah, mängida kilekottidega, haknad mustaks kinni kaetud ja see on ka täiesti enda ligi pulli otsa ees, eks ole, ei jõulud on praegu, nii et see tegemine oli lõbus. See oli kas vist enne seda, kui mul klemm kokku. Aga selle saabastega sülle seal mängis, seal tõmbas korraks nagu. Jah, aga sel hetkel lihtsalt. Sain aru, et ma natuke olin liiga suure tükki võtnud. Vahel kipume võtma. Absoluutselt. Ma olen päris pikalt juba rääkinud ja hakkame kotsivõkki kokku tõmbama. No nii. Aga kui Püss on lavastuses esimeses osas teatris on seina peal, siis viimases tükis ja lõpus peab kindlasti pauk tulema sellest. Ma näen siin, meie lähedal on üks klaver. Nii on. Nii, ja siis mul on tunne, et äkki sa esitad meile mingi sulle praegu hetkel kõnetava loo. Jaa. Ja mis see võiks olla? Ma arvan, et see oleks poiste laul. Nende kahe, kes siin vahepeal meil taustal üks trummi harjutas ja veidi siblisid. Et see on üks viimaseid lugusid, mis ma kirjutasin. Ma olles nendega päevast päeva koos, siis ma väga pikalt mõtlesin, et ma tahaks nendele midagi kirjutada, midagi sellist, mis jääks ja tegelikult vahel, kui ma seda laulen, siis ma mõtlen, et natukene ma olen selle endale ka kirjutanud nagu meeldetuletuseks, kuidas võiks vahel elada võib-olla. Et mida võiks natuke teistmoodi teha? Jah, et ametlikult on loo pealkiri Vahel vaatan sind ja YouTube'is teeb selle üles ka ja poisid on ise ka selles videos, mis me siin koduvideotest, mu sõbranna Victoria pani selle kokku, et sellised ägedad kaadrid, mida on lahe meenutada, on selles videos seal olemas ja lugu, jah, originaal pealkiri nagu ametlikult on ta registreeritud Vahel vaatan sind, aga nimetan seda poiste lauluks. No loomulikult sina oled ju selle autor. Jah. Mida sa kuulajale veel soovitaksid meie jutu kokkuvõtteks? Lihtsalt olge sõbrad ja kui ei ole sõbrad, siis saage sõbraks sellega, kes teil peeglist hommikul vastu vaatab. See on, ma arvan, minu selline praeguse aja kõige tähtsam selline mõte, millega ma iga päev hommikul ärkan ja kui on mingi asi, mille pärast te olete temaga tülis sellega seal peeglis, siis oleks viimane aeg rahu teha ja minna sõbralikult koos edasi. Väga armas oli sinuga see tunnikene siin vestelda, pimedas, Toolse külas. Aknast midagi paista, aga meri loksub siin samas. See võib ette kujutada, see ei ole väga kaugel. See meri. Aga selge, jääme sind kuulama ja kuulame praegu ja kuulame sind kontserditel ja edu sulle. Aitäh sulle, et sa tulid. Vahel vaatan sind ja mõtlen,
mida kaasa anda sul. Millised on need väiksed, kuid ülitähtsad tõed. Usu ja usalda ennast, kas siis, kui seis on hull. Kõik vastused jõuavad, kui on õige aeg. Vahel vaatan sind. Vahel vaatan sind ja mõtlen, kuidas teha saaksin nii, et kui ühel päeval lähed oma teed, võiksid olla õnnelik. Vahel vaatan sind ja loodan, et ilus on sul elu ees. Ja kui ühel õhtul peeglisse vaatad, meeldib seal sul see mees. Vahel vaatan sind. Palun hoia oma kodupaika, me keelt ja Eestimaad. Kui keegi palub abi, mine ja aita vastu, teen et ootamata. Kui seisma jääd teel lahkmeel, kuulama südame häält. Tema sind juhatab õiges suunas, küll sa näed, küll sa näed. Viisakas, ole siiras, austa neid, kes on seda väärt. Ja võta see hetk, et päriselt kuulata. Leia need, kes teevad sind rõõmsaks, kui leiad, ära lase käest. See on kingitus, kui sul on, keda oodata. Ma vahel vaatan sind. Palun hoia oma kodupaika, me keelt ja Eestimaad. Kui keegi palub abi, mine ja aita vastu, teen et ootamata. Kui seisma jääd teel lahkmeel, kuulama südame häält. Tema sind juhatab õiges suunas, küll sa näed, küll sa näed. Ja kui tunned, et enam ei jaksa, siis tea, olen alati siin. Kuulan või lihtsalt võtan su kaisu ja hoian hommikuni. Ja kui kukud, siis võta see hetk, et rahulikult järele mõelda. Andesta talle ja endale, see on tähtsam, kui oskan sul öelda. Ja palun hoia oma kodupaika, me keelt ja Eestimaad. Kui keegi palub abi, mine ja aita vastu, teen et ootamata. Kui seisma jääd teel lahkmeel, kuulama südame häält. Tema sind juhatab õiges suunas, küll sa näed, küll sa näed.